I, S, S, I, I, S, E, L. No ma ei tea, mis siis veel? Kohe tunnet, kuidas pea saab tühjaks painevatest mõtetest ja kogu kära jääbki maha linna. Telefon on kaugel, miski ei vilgu, ei värise, ei helise. Selline vist ongi siis tunne, kui saab elektroonikalainetest eemale. Silmalaud vajuvad raskemaks. Hingamine niisamuti. On soe ja hämar ja rahulik. Mõned lähevad taolist õndsust otsima Indiasse, Taisse, mõnda Aasia munga kloostrisse. Aga Otepää metsade vahel elab paar, kes teab, et rahu võib igal juhul leida ka eestlastele üdini omasest pühakojast, rehielamust. Saade Mis siis veel kutsub täna kuulajaid kaasa ketta tallu. No ma ei tea, mis siis veel? 3 ajakirjandustudengit astuvad kaunile rohelisele murule. See on kaetud sügisestes toonides lehtedega. Meie ees laiub üks õige rehielamu. Sellisena, nagu ta 129 aasta eest valmis sai, on ta enam-vähem täies hiilguses ka säilinud. Seda tutvustavad meile peremees Mart Salumaa ja tema naine Leena. Või siis hoopis peaks ütlema, et maja on alles oma täies nõgiduses. Maja teises kolmandikus on avatud suured uksed. Need ei ulatugi päris maani. Astume muldpõrandale ja vaatame üles. Peremees lükkab lahti ka teised uksed ja nii pahiseb tuppa värske õhk ja valgus. Nüüd on tõesti näha, et muldpõrand polegi mitte must ja sõmer, vaid tegelikult hoopis savine. Vanarahvas oli tark. Savi tuli segada õlgedega. Siis ei hakanud kivinenud põrand mõranema. Armsad kuulajad, ma olen täitsa kindel, et sõna rehielamu ja eestlaste vanad talukohad on teile võrdlemisi tuttavad. Tutvustan ketta talu aga seetõttu, et ta on väga vähe oma 129 aastase ajaloo jooksul muutunud. Talu uusim perenaine ütleb, et õnneks ei ole nad lihtsalt remondini jõudnud ja ega enam ei taha ka. See kordumatus ja see eripära. Mina tahan ka duši all käia ja meil on olemas koht, kus me käime duši all. Aga just see, et selles on sellise ajastu hõng. Ja just see, et meil on võib-olla üks väheseid ilmselt just säilinud reheahjusid, et kuna ma olen püüdnud ka seal nagu leiba küpsetada, et siis me oleme tahtnud nagu teistele jagada seda, mis meil on olemas. Et inimesed, kes on käinud, nad saavad ju aru, et see on kordumatu. Kui automehele öelda sellist asja, et näiteks kui sul on üks esimene Mercedes-Benz, mis kunagi tehti, et vahetame sillad ära ja mootori ära ja siis saame, mis me siis saame? Mitte midagi ei saa ju. Nii on ka selle vana rajatisega või majaga, et ta ongi selline, nagu ta on ja kui me kõik enda selle mineviku hävitame, siis me ei oska ka ju tulevikku prognoosida. Aga mis nüüd selle maja puhul on see, et kui me läheme nüüd rehetuppa ja proovime seda rehetuba kütta näiteks veebruarikuus, siis kui on väljas -18, siis tekib alles ettekujutus, et kus on inimestel see taluvuspiir, et näiteks meil võetakse linnakorterist ära soe ja temperatuur langeb 17 kraadini, siis võiks öelda, et siin selles rehetoas oli mingil ajal temperatuur +4, 0 igapäevaselt, et ei olnudki rohkem. Ja meil on see sisuliselt olemas siin see elustandard, mis oli kehtiv, ütleme, aastal 1887. Et tegelikult siis ta hakkas muutuma, enne seda oli veel hullem, et kui nüüd võtta, et selle rehetoa otsa ehitati siin elutoad, siis tegelikult pererahva jaoks muutus see elustandard. Nemad olid seal ees tubades, aga ega siis teenijaskond ja või ütleme sulased, need ei saanud ju sinna. Neil oli esimesest toast edasi minek rangelt keelatud. Nii, aga astume siis nüüd 5 sammu üle muldpõranda ja üle kuskil 25 sentimeetrise lävepakku ja oleme jõudnud siis rehetuppa. Muidugi see on hämar. Et kui pimedas inimesed tegelikult elasid ja tänapäeva lastele on näiteks see täiesti alati nagu arusaamatu, et kuidas see võimalik on. Et ma alati tuletan meelde, kuidas mul üks umbes 3. klassi tütarlaps istus, kuulas minu jutu ära ja siis järsku ütleb, et aga mina ei saa aru. No miks nad niisuguses mustuses elasid? Nad oleks võinud ju selle lae ometigi roosaks värvida. Et see oli nagu kõige parem jutt. Ja siis ütles üks poiss kõrvalt, sa oled loll või see on ju tahm, kas sa siis aru ei saa? Et see oli nagu, see lihtsalt näitab seda, kuidas tänapäeva lapsed ei saagi aru, kui ränk tegelikult oli selline elu. Kui Leena ongi maatüdruk,
nagu ta end ise nimetab, siis Mart on hoopis linnapoiss, nagu ka tema end ise tituleerib. Sepa töö tõi Mardi maale, loomulikult naisega järgi, ja õige pea tekkis Otepää metsade vahel tunne, et see ongi üks õige koht, kus näpud mulda panna, reheahjus põrandaleiba küpsetada ja koolilastele sajanditagusest elust jutustada. Kristi, mis tunne on istuda rehitras? Tore, see vahi on nii suur ja siis need söed praegu hõõguvad seal täitsa teistmoodi. Ja siin madalal tõesti ei ole üldse seda suitsu lõhna ega vingu. Tõesti ei ole jah, madalal istuda. Aga tegelikult on sellega niimoodi, et kuna meil kena olid need lapsed siin ja kui me panime selle küdema, siis algul tuleb suitsu täitsa täis. Aga kui tema nüüd mingi aeg on tuli all, siis seda nimetatakse kerisega umbahi. See tähendab, et üleval on, praegu ei ole näha, pime on, aga seal üleval on kivid ja suits hakkab tulema läbi nende kivide ja kui see ruum läheb parasjagu siit alt niimoodi soojaks, et see suits õpib nagu sinna, mina ütleks, et õpib sinna ülesse minema, siis tekib selline suitsupiir, mis on selle ukse kohal. Ja siin all ei olegi enam suitsu ja siis saab täitsa kütta, nii et kunagi ma mõtlesin, et see ei ole ju võimalik, et köetakse 5 tundi järjest ja kuidas need inimesed elavad. Ja siis, kui me esimest korda kütsime, meil olid veeämbrid siin kõrval, sest me kartsime, et järsku on tulekahju tuleb või miskit. Ja siis oli väga suur üllatus, kui me nägime, et see suits tõuseb niimoodi üles ja jääbki sinna hõljuma ja all saab hingata, ei hakka silmade peale. See oli hästi meeldiv üllatus, selles mõttes, et ju siis nii oligi võimalik. Paar tundi on halb, aga pärast pole väga halb enam ei olegi. Istume põlved tagumikust kõrgemal madalal pingil. Parasjagu madalal, sest suurest mitu tonni kive nõudnud ahjusuust ja keriselt kerkiv suits katab ühtlase valkja ja pehme pilvena toa umbes inimese peakõrguselt. Pikalt püsti seista ei jaksagi, silm kipub suitsust niiskeks minema. Aga kui nüüd seda olustikku võrrelda, siis see sarnaneb rohkem kiviaja olustikuga, et siin ongi see, et 19. sajandi lõpus oli see elustandard meie aladel rohkem sarnane kiviaja olustikule kui et kaasajal. Et see on ikkagi tohutu kuristik võrreldes sellega, kus meie vana-vanaisad elasid. Et millest me räägime, et minu vana-vanaisa sai oma esimesed püksid jalga alles siis, kui ta oli 16-aastane. Aga alati väliskülalised imestavad ka, et kus see kõrge kirjaoskus siis. Eesti rahvas oli ju väga haritud ja kirjaoskaja, et elasid nagu kiviajas, aga kirjaoskus oli kõrge. Kui oleksime teiega sattunud Kettatallu 100 aasta eest, muide, kunagi oli selle nimi hoopis Kettatalu, siis oleksime ilmselt saanud praegu tunnistada usinat rehepeksu, sest enne talve tuli vilja kuivatamise ja säilitamisega nobedalt ühele poole saada. Minu jaoks on see omamoodi nagu eksootika, siis ma olen mõelnud muidugi seda ka, et siin on nüüd näha see suitsupiir, eks ju. Et siin all on ju päris mõnus ja soe. Kujutan ette, et inimene, kes siin elas, eks ta oma argimõtteid mõtles. See perenaine, kes siin elas, ütles, et 5-6 päeva tagant tehti 6-8 leiba selles samas ahjus ja ega ma ei kujuta ette, et perenaisel oleks aega väga palju neid suuri mõtteid mõelda, aga samal ajal, kui näiteks Juhan Liivi luuletusi kuulata, et must lagi on meie toal, siis tulid ja nii ta mustaks saigi ja ilmselt see meie kultuur ju sellest on kasvanud ja sellest nagu võtnud sellist eeskuju just see musta lae puhul. Et enne ma sellest ei saanud aru, kui ma olin laps, siis mina ei olnud näinud, et must lagi on meie toal, aga ta ju on niisugune. Ma kujutan ette sellist asja, et kui isa ja poeg läksid või pojapoeg läksid metsa, siis õhtul ju tehti see tööplaan endal selgeks, et mida siis teha ja kuidas teha, et mis siis juhtub, kui valesti teha ja tegelikult kui töö tegemise aeg oli, ega siis keegi enam juttu ajada ei saanud, see käis ju paravalgest pimedani välja, aga siis talv oligi selline, ma kujutan ette, et see võis nii olla, et talv oli selline oskuste ja kogemuste vahetamise aeg. Võib-olla on ikkagi eestlastel olemas see sisu, selles mõttes, et kui praegu siin istuda ja vaadata siit uksest välja, siis sa tunned, et see on midagi nagu päris. Aga ega siis töö siingi Lõuna-Eesti muhklikul maal ilma lõbuta käinud. Kord kukkunud üks noormees ootamatult taluõuel kaevu, kogemata. Kui 1962. aastal kunstikooli tudengid siia tallu laagrisse tulid, panid nad ühtlasi kirja ka toonase perenaise ütlusi. Kui kaevu kukkumise juhtumist hoolikamalt lugeda, võib arvata, et eks olid seal muudki tunded mängus kui juhuslikkus.
Teenija tüdrukul oli siis Aidas, sellel ajal ööbitigi Aidas, kujutage ette, oktoobrikuus praegu tulevad miinuskraadid ja siis Ait on ju kütmata ruum, et täiesti vabalt elatigi Aidas ja ei olnud mingit küsimust. Kes siis elas lahka peal kuskil einte sees ja kes siis oli Aidas. Ja siis kaevu kukkumise lugu oli siis selline, et üks kosilane oli siis Aidas ja teine koputas ukse peale. Sulane võttis Aida põrandast laua ära ja siis kuna põrand oli siuke õre, siis ühe kosilase laskis siis põranda alt minema ja siis selleks, et teisele ust lahti teha. Siis aga teine tuli püstoliga ja siis see, kes püstoliga tuli, see siis kukkus juhuslikult külmal oktoobrikuul kaevu. No, sellised naljakad ülestähendused. Aga miks ikkagi just siin, tahmases ja hämaras toas, mõte kõige mõnusamalt seisma jääb? Ahto Kaasik, see on siis pühapaikade uurija Tartu Ülikooli juures. Tema ütles, et iga rehe tuba on pühamu. Ja ma olen sellega täiesti nõus. Ma olen täiesti nõus sellega. Noh, kes me siis oleme? Me oleme selle pühaduse hoidjad. Just see, et ta ei ole tüüpiline, et me teame, et siin on see arhailisus ja selle niisugune lihtsuse võlu. Ilu on tegelikult ju selles ruumis olemas. Ja seda tegelikult meie tuttavad kõik väga hindavad. Mainisite seda eestlase tuuma leidmist, no praegu väga palju inimesed püüavad ka ennast otsida selles kiires maailmas või leida midagi püsivat, midagi hingele, minnakse Indiasse avastusreisidele. Võib-olla peaks igaüks leidma hoopis endale ühe rehitoa. Jaa, ma just tahtsingi öelda, et mina tunnengi seda, et peaks rohkem nagu iseenda juurde minema, et meil Eestis on neid kohti küll, et kuhu minna maale. Noh, see ei pea ju rehielamu olema. Tegelikult eestlane ongi ju seda tüüpi, et ta paneb oma sõrmed mulda ja istutab puu ja ükskõik mis asi, et see ei pea tingimata rehielamu võib-olla olema. Aga et meil on ausalt öeldes väga vedanud, et meil selline koht on. Sest kui ma näiteks tulen töölt linnast või tulen ja kui ma tulen juba näen, et maja või hakkan tulema läbi metsa, et siis ma alati tunnen, et noh, see ongi see, et kõik mured jäävad sinna kuskile selja taha. Selline hea koht. Olge valvsad eestlased! Ketta talus on juba külalisi käinud nii Aasiast kui ka Euroopast, Eesti lastest, noortest rääkimata. Varsti polegi meie väike nõgine pühamu enam kellelegi saladus. Ja siis on rehialune uudistajatest umbes. Seega jõudu enda pühamu ülesleidmisel. No ma ei tea, mis siis veel? Saade Mis siis veel tõmbab tänaseks otsad koomale. Kordust saate kuulda juba täna pärast kella 5 uudiseid. Homme samal ajal uurime, milliseid tervisetarkusi metsast teadmiseks võtta. Kuulmiseni! I, S, I, S, E, L. No ma ei tea, mis siis veel?